Tere õhtust, Sven Sildnik ja Andri Kiige alustavad, algab saade Meediakriitika. Suvi on jõudnud tasapisi stuudio künnisele, aga see ei tähenda, et elu veel otsa lõpeks ja kuni kestab elu, seni nähtavasti peab toimima meedia, sellepärast et meedia teadupärast on ühiskonna valvekoer ja mis vajaks enam valvet kui valvekoer ja meie oleme siis kutsutud seda valvet teostama meie meedia kohta ja võib-olla natukene ka väikest lasteakasvataja rolli mängima, sellepärast et meedia seis, nagu me teame, on raske, mäletame seda ka Hennoste jutust ja eks tuleb vahel ka loomaarsti ülesanded enda peale võtta ja võib-olla ka keegi magama panna, midagi ei ole teha. No loodame praegu veel, et eutanaasiaks on natukene vara veel ei saada nii-öelda meie kodust meediat farmi, kaugele farmi, et las ta veel natukene haugub ja toimetab ja üritame siis seda hoida õigel kursil enam-vähem, aga jumal teab, et see lihtne ei ole. Möödunud nädal on taas selle kohta elavaks näiteks ja tunnistuseks ja miks see nii on, seda hakkame kohe vaatama ja alustame seda siis tõsi, siin ei ole meil meediale võib-olla otseselt etteheiteid või kui, siis selles osas, et meedia ei ole osutanud sellele väärilist tähelepanu sellele fenomenile, mida me kohe vaatama hakkame. Aga tegemist on fenomeniga, ma võin teile kinnitada, kui kasutada siin oli mul natukene härra Vseviovi tooni, et selle kinnituseks siis vaatame seda videot kõigepealt, mis möödunud nädalal palju laineid lõi ja selles videos siis tulid oma valijate ette ühe Eesti poliitilise erakonna poliitikud ehk siis Eesti riigimehed ja naised, kes sellisel viisil võib öelda siis avaldasid oma lähiaja poliitika oma valijatele selleks, et need mandaati pälvida. Video. Euroopasse. Eesti 200. No nii, Eesti 200 jutt on suhteliselt selge, jutt oma valijatega või kas tekkis sulle äkki mingisuguseid küsimärke? Ma ei saanud valimislubadusest täpselt aru. Ja sellega oli siin lugu muidugi päris kehvasti. See sõnum oli obskuurne, see hämara võitu. Ei jõudnud kohale, mitu korda vaatasin klippi, tahtsin aru saada, kas see sõnum on nüüd vasakpoolne või parempoolne, kas ta on liberaalne või konservatiivne. No, tundus, et on liberaalne, aga täpsustada ei õnnestu. Tunnistan, minul täpselt sama lugu, et vaatasin seda hämmastusega ja ootasin, minuga hakatakse rääkima mitte jumala keeli, vaid räägitakse mõistuse keeli, räägitakse sellest, miks ma võiksin neid valida ja mis on siis konkreetselt need poliitikad või ka maailmavaatilised baasväärtused, mille kaitsmiseks mina võiksin anda oma hääle ja nemad siis võiksid seda omakorda ellu viia ja mille seisnevad täpselt need detailid, et kui on jutt, ütleme rahandusest, et missugune võiks olla see üldine maksupoliitika, et tõsi, peab ütlema, et see Liisa Pakosta vahepeal sealt nagu mul hakkas tekkima mingisugune seos, et kas siit nüüd viidatakse aga ei, üldiselt see ikkagi nii kaugele rahandusest, et siin ei ole mingit juttu. No, mina lugesin härra Tarandi sellest näoilmest, mis oli sellise karje või ekstaatilise oige nagu sellisele, et see maksab olema valus, see on minu tõlgendus. Aga päris kindel see muidugi ei ole. Et tahaks natukene selgemat sõnumit saada. See meenutab nüüd klassikalisest romaanist. Kurt Vonnegutil on üks romaan Championi teine, kus on seal palju selliseid episoodilisi tegelasi ja üks on tulnukas, ma mäletan kust kohast, kes väljendas ennast stepp-tantsu ja peeretustega. Ja kuna keegi tema omal kombel siis edastas väga olulist sõnumit, ilmselt üritas maailma päästa nagu ka meie liberaalid, aga sõnum ei jõudnud kohale ja asi lõppes väga traagiliselt, see tulnukas löödi golfikepiga surnuks. Ja ometi see tulnukas erines Eesti 200 poliitikutest selle poolest, et ta tegelikult oli sõnum, mida see ei õnnestunud, lihtsalt inimesed ei mõistnud teda. Antud juhul ei ole vähimatki kahtlust, et neil inimestel mingit sõnumit ei ole. Ainukene eesmärk oli tulla
ja lihtsalt proovida esiteks apelleerida hetkel käimasolevale Eurovisioonile, mida mina küll ei plaani vaadata ja ilmselt ka sina mitte. Ei, kindel ei. et apelleerida sellele ja luua siis mingisugune selline täiesti kunstlik paralleel lihtsalt selle vehkimise kaudu, et ollakse justkui nii-öelda, kantakse justkui samu väärtusi, tõsi väärtusi. Eurovisiooni väärtused on homoseksuaalsed, olen mina aru saanud. Et see oli siis nagu kaudne viide, et selle valimislubadus oli siis anaalne. Oli anaalne ja see ei ole esimene kord sellepärast, et tegelikult siin nii mõnigi inimene, kas siin vihtus tantsida ka see härra Terras, noor Terras juunior, et tema vihtus ühel, vähemalt tuleb meelde ühel sellel homoparaadil kindlasti, kuhu ta oleks ka hääli püüdnud väga selgelt. Ja minulest üks ajakirjaniku härra kuidagi puusi hööritades väga nagu hõrgult esines. Et ma nägin seal ka teatavat sellist nagu ahvatlust või võrgutamiskatset. Homoerootiline moment oli selgelt ka Tarandi puusanõksudes sees, et siin olid sellised ja meelas nägu ja kõik need, ütleme, apelleeriti maksimaalselt oma sihtgrupile. Aga korraks teeme siin pausi, sellepärast, et kuna Eesti 200 on juba sellise hõrgu materjali meie ette paisanud, mis ma tunnistan, võib minna liigsel tarbimisel väheke läilaks, aga kui ta on juba siia paisatud, siis meie ei pea olema ainsad, kes kannatavad. Palun kannatage teie koos meiega ja vaatame seda klippi uuesti lihtsalt sellepärast, et see meelde jääks, et need inimesed... Sõnum jõuaks kohale. Just, et sõnum jõuaks kohale ja saab selgeks. Tere, Eesti! Euroopasse. Nii. Ja teeme väikse pausi. Kui teksti osa veel analüüsida, siin oli kõigepealt öeldi tere. Tähendab, et inimesed üritavad jätta muljet, et nad on viisakamad, kui nad tegelikult on. Ja lõpus oli selline teksti osa jah, inimesed Euroopasse. Mis on jah, inimesed? Kes on? Küsimus tekkis, ma tükk aega mõtlesin, vaevasin oma pead. Ei ole kuulnud midagi jah inimestest, aga siis tuli see valgustushetk ja meenus, et kunagi oli selline seriaal poliitilistel teemadel, jah, härra minister, kus siis tegelasteks olid sellised, mis siis öelda, aparatsikud, kelle töö oligi öelda ministrile alati jah, ükskõik mida ta ka ei teinud. Et ma arvan, et selles mõttes on sõnum siiski olnud jah inimesed, kes siis Euroopa keskvõimule ütlevad alati jah, mida sealt siis ka ette ei panda. Sellest on tulnud tegelikult ju terve kõnekäänd. Tänapäeval kasutatakse ilmselt see ongi sealt samas selle seriaalist ka pärit tõenäoliselt, et ongi yes man ja selline kaader inimesed. Need on inimesed, kes ütleme ümbritsevad mingit autoriteeti või siis edukat inimest ja selle asemel, et anda talle adekvaatselt tagasisidet, korrutavad talle jah, et yes. Jah, et see on muidugi selle seriaali kontekstis on täiesti selge arusaadav, aga tegelikult eesti keeles on palju paremad väljendid olemas. Tallalakku ja puuke ja kindlasti leiab neid veel. Kindlasti, suuvoodred, igasugused asjad on olemas kõik. Nii et tipp-top. Kintsukaapia. Ja ainukene mure on selles, et siin on kuidagi vormistatud see siis selliseks sloganiks ja väga otse antakse oma valijatele mõista, mida neist arvatakse ja mida neilt oodatakse. Ja kutsutakse siis neid samu jah inimesi üsna häbenematult nii-öelda ennast toetama. Et see on umbes nagu küsimus on, mis järgmiseks. Kas järgmiseks, ütleme, sõnastavad Eesti 200 oma valimisloosungi, teevad jälle mingi tantsu ja siis kutsuvad, et hei, idioodid! Hääletage meie poolt ja siis teie rumalad, see reklaam on teile ja nii edasi. Teatav järjepidevus on olemas. Ma saan aru, et kui Riigikogu valimised olid, siis mitte just nagu valimisplakatitel ei olnud see kirjas, aga siiski sellised, ma mäletan nagu sellist väidet, et me teeme nagu kõik, eks ole, mida Reformierakond tahab. Et konservatiivid ei saaks nagu olla edukad. Et see on olnud selline nagu keskvõimule või selle tugevamale allumise selline jah inimese nagu mõte on neil kogu aeg olnud, aga nüüd on see ka välja toodud siiski. Hämaralt ja segaselt, nii et nagu esimesel pilgul arvu ei saa, aga ma loodan, et seda korratakse ja nii kaua, et see sõnum siiski jõuab kohale. Ilmselt. Nagu öeldakse, 2 ilma 3 ei jää või õigemini nagu ütleb Irja Lutsar, et 2 ilma 3 ei jää ja nii nagu vaktsiinidega vaatame ka meie
veel ühe korra seda. Teeme boosteri ka ära. Teeme boosteri ära, jah, selleks, et oleks kindel ja vaatame seda klippi ühe korra veel. Ja seekord jällegi, see klipp on selles mõttes on ammendamatu varasalve, et see leiab kogu aeg uusi asju ja uusi, ta avab ennast järjest rohkem, et algus tundus, et tegemist on siis lihtsakoelise, ütleme, primitiivse materjaliga. Juhmi sellise ära tegemisega, oli vaja teha klipp, ühtegi mõtet ei olnud, mis me teeme, kargleme. aga tegelikult nii lihtne ei ole, et siit nüüd hakkab ikkagi ilmnema kunstiline element või ütleme mitte küll taotluslik, kuid ütleme nii, et kultuur on salakava lasi, ta ronib ka sinna, kus teda ei ole või siis õigem ta paistab, selle puudumine on ka nagu omakorda märk millestki. Sunnib sind mõtlema, selline ajulage reklaam sunnib sind nagu süvenema, keskenduma ja lõpuks ikkagi leiad mingisuguse tähenduse. Kuigi ilmselgelt, ma kujutan ette, et keegi ei tahtnud sinna panna seda härra minister mõtet. Neid, milleni ma juba oleme jõudnud ja milleni me veel jõuame ja kindlasti silmas ei peetud. Mina hakkasin seda vaatama sellise pilguga nüüd omakorda ja ma kutsun üles inimesi vaatama seda natuke teistsuguse pilguga, ehk siis võib-olla mingis mõttes tõesema pilguga. Arvestage, et see reklaam ei ole tehtud publiku ees ja kui me nüüd kolmanda korda seda klippi vaatame, vaadake seda sellise pilguga, nagu ta tegelikult on tehtud, ehk siis tühjas stuudioruumis, siin pool nii-öelda pilti on tegelikult üks videokaamera ja selle taga ilmselt operaator ja nähtavasti üks mingisugune võib-olla projektijuht ja võib-olla mingi üks erakonna inimene, kes siis kahekesti rõõmsal näol vaatavad ja kiidavad kaasa, et seekord oli väga hea. Seekord oli väga hea. Võib ka copywriter olla, kui projekti viitsi. aga vaatame nüüd, kuidas seesama tants mõjub tühjas ruumis, nii nagu ta tegelikult siis tantsitud on ja kui targad meie riigimehed ja seekord mitte siis teleseriaalist, vaid päris ehtsad riigimehed, kes tahaksid valitsusse saada ja hakata Eesti riigi, ütleme, rahandust ja sõjaväge nii edasi juhtima, et kui mõistlikud need inimesed oma tulevases rollis välja näevad. Hello Europe! Tere Eesti! Euroopa. Ja kui mina vaatasin praegu seda klippi, siis tunnistan, et mulle avaldas kõige rohkem mulje, et Liisa Pakosta Liisa Pakosta liigutustes tundus, et seal on selline välisministri potentsiaal, et see diplomaatia, millele tema liikumine viitab, võiks olla selline, ütleme, saabuva sõja, ütleme, tingimustes, võib-olla selline võrdlemisi tasakaalukas. Selliseid militaarseid, selliseid niimoodi kõrgele tõstetud jalgu ja selliseid kandilisi liigutusi ja niisugust sirget rühti ja see nagu vahtkonna vahetus kuskil kuningalossi ees. Oli näha referents, oli olemas sellisele marssimisele, sõjaväe marssimisele, et ilmselt on sellele osutatud, mis siis osutab võib-olla tõesti kas välisministri, võib-olla isegi tõesti kaitseministri sellisele portfellile ja sellisele kaitsevisioonile, nagu et selline oli minu mulje, aga mis jällegi, kui sina vaatasid sina panid tähele nii Indrek Tarandit kui ka tegelikult Igor Tarot, kes siis, kelle esinemises aimus, mis seal aimus sulle? No kuidas öelda, sa otsid ju ikkagi nagu asi on segane, sa püüad teda kuskile konteksti panna, mingisuguse lahtrisse, panna talle mingi sildi külge, et see on ikkagi, näed, et nad on artistid. Aga mis artistid nad on, eks ole, Michael Jacksoni kõrvale ei paneks. Ei, see on nüüd väga kauge. Georg Otsaga nagu või Nurijeviga nagu. Ma lihtsalt selguse mõttes nii-öelda sõnastan ära, et ma saan aru, et sa üritad nüüd paigutada maailma huumori ajaloo kontekstis kuhugi, et kuhu see klipp paigutub huumori ajaloo kontekstis? No, jah, see peaks nüüd olema mingisugune kas siis klounaad või mingisugune ahvitsirkus või mingi jäme koomiline burlesk, jalaga tagumiku näilis, jalgu tõsteti ja võib-olla me ju ei näinud ka täpselt, härra Tarandiga muidugi see jalaga tagumiku naljad nagu seostavad, et siin see taust on kindlasti nagu tugev. Seal on referentse paljaks, oli igasuguse Tikk ja Toff ja Buster Keaton ja kõik ajaloos. Kuigi nad kõik ikkagi olid oma ala nagu suured tegijad. Siin vaatad, et see näitlejameisterlikkus ja kogu see artisti asi, kogu koreograafia, see on küll püüdlik, aga see ei ole väga võimekas. Et siin otsiks nagu mingit B-kategooria artistidega analoogia, ütleme nagu filmitegijate maailmas Ed Wood, kellest on tehtud ilus Hollywoodi film, kus tema selliseid nurjunud filme ikkagi nagu kuidas öelda,
tõstetakse esile ja tegelikult tekitas huvi ja ma vaatasin need filmid üle pärast selle, selle suure filmi vaatamist ja et ongi selline B-filmi klassika. No, ma ei tea, kas sellest, ma loodan, et sellest saab selline B-reklaami klassika. Ja sellest kindlasti saab reklaami klassika selles mõttes, et aastaid hakatakse ka seda klippi tõenäoliselt tooma näidiseks sellest, kui madalale tegelikult Eesti poliitkultuur võib langeda. Mis ühe inimese loomaga võib juhtuda, kui ta ma hingest oote ei kanna. See on siin aga jah, et otsisin palju neid nagu siukse, lasin peast läbi kõik need, no kes meil nalja on teinud, eks ole, meil on Vreemia väga selline kuulus naljasari, väga andekas, kus on igasugused veidrad tüübid, eks ole, Aiku ja Pets, Nisu Unn, Kosmonaut, jah. Aga see on võib-olla parima skriptiga Mürka perse, just, nagu see oli võib-olla kõige lähemal nagu kõige lähemal oli Mürka perse sellele, mida ma nägin, see on groteskne, tõesti nagu eristuv ja samas siuke nagu haiglane, siuke veits väärastunud. Aga just ei ole seda andekust. No ei ole seda Vreemia andekust. Ja need, keda sa üles lugesid, eks ole, vaata, tegemist oli tegelikult fiktiivsete karakteritega, kellega nagu osutati mingisugustele sellistele stereotüüpidele või siis meie seas elavate kujudele, paroodiaga. Nad oleks nagu Aiku ja Petsi need prototüübid, keda kujutatakse, keda naeruvääristatakse. Nemad on need, kellel osutati. Just nimelt, see materjal, mille põhjalt loodi see hea seriaal. Aga kui siiski otsida veel mitte nagu prototüüpe või sellist materjali, vaid sellist artiste, kes oleks sarnased, siis esimesele meenub Arnold Oksma. Et selline ka väga püüdlik, kunstiliselt ja intellektuaalselt ütleme, kas teise või kolmanda järguline, ei tule nagu seda tulemust, aga rabelemist on palju. Sinna kõrvale veel võib-olla isegi veel täpsem, nagu vaste oleks veidi vähem tuntud DJ Ryan Angelos. Oli selline suur artist meil, kelle läbikukkumised olid ikkagi kosmilise mastaabiga. Ja see on siis selline tegelaste galerii, keda me ka tegelikult leiame ikkagi suurematust Hašekist, Šveikist, eks ole, nii-öelda kadeet Piiglerid ja kõik sellised polkovnik Schröderid ja nii edasi, keda kujutatakse paradiseerivas võtmes. Me näeme neid samasid inimesi siin tantsima. Ainuke probleem on selles, et nemad ei kujuta kedagi teist, ei parodiseeri. Nad tulid iseendane lavale ja osutusid siis kas kadeet Piigleriteks, Nisu Unnideks ja nii edasi. Ja Aikudeks ja Petsideks, Arlekinaadideks, kuidas see oligi, Pierrodeks, külajandiks, narruseks, veiderdajateks, taidlejateks, koomilise pantomiimi ettekandjateks ja nii edasi. Sina nimetasid Mardisonte. Jah. Mardisandid on ju, kuigi see vanasti nii ei olnud. Ütleme, et siin on väga sügav paralleel. Et Mardisandid oli algselt selline komme, kes siis nagu soovisid nagu perele õnne. Tulid, eks ole, perre ja siis see oli nagu poliitiki peaks oma rahvale ja riigile tahtma parimat. Aga mis siis tänaseks on saanud Mardi kommetest on see, et minnakse ukse taha kerjama. Ja siin on ka saanud sellest, et selle asemel, et nagu soovida või üritada oma riigile head teha, tuleks hääli kerjama. Tehakse mingit klounaadi, kareldakse, eks ole. Tänapäeval ei mitte enam Mardipäeval, eks ole, vaid minnakse Halloweeni päeval, minnakse mingi kõrvitsega, millel üldse enam meiega midagi pistmist ei ole, aga siin tuldi nüüd siis osutama, et isegi oleks siis, et laulu peale ei või tantsu peale, tuldi ja hakati mingist Eurovisioonist või Euroopa visioonist rääkima. Või tähendab, ei hakatud rääkima. See on ju veel see nüanss, et kas siin mitte ei kareldud hümni saatel? See ei olnud Euroopa Liidu hümn. Võib küll olla, ma pean tunnistama. Rõõmule. Ma ei ole muusika asjatund, aga mul on midagi sarnast sealt nagu kostis. Mõtlesin, et kui tore oleks olnud, kui Eesti kommunistid oleks Nõukogude Liidu hümni saatel küktantsu vihtunud. Valimiste eel, et milline suurepärane vaatemäng, see on midagi sarnast. Ma näen siin sellist lennukasse hopakki maandanud ja nii edasi. Üldiselt võib tunduda vaatajale, et me oleme siin senigelt 15 minutit mingi täielikku jura ajanud ja rääkinud mitte millestki ja kahju on tõdeda, et see tõepoolest nii on. Ja kõige hullem on see, kui lihtsalt võtta arvesse seda, et tegelikult võtsime me praegu aluseks ühe Eesti erakonna pöördumise tegelikult, reklaami pöördumise oma valijate poole ja me üritasime tegelikult tõesti kõike kommenteerida, mis selles päriselt on. Ja me rääkisimegi sellest, mida me nägime, mis siin oli. Ja see ei tähenda, et see kõik on sinna pandud. Ei. Aga kultuur on juba selline kummaline masin, et kui ta pannakse sellisesse kohta, kus inimesed otsivad tähendust, siis nad ka selle tähenduse leiavad, kas see on sinna pandud või ei ole. Ja nii see välja tuli. Jah, et kultuur alati see, mida sa, kultuurne inimene läheb otsima,
see, mida ta leiab, ei pruugi alati olla ilus, et kui sa lähed, eks ole, sitamaja taha sorkima, siis sa kindlasti leiad sealt midagi ja kultuurne inimene oskab selle ära kirjeldada, see ei tähenda, et kirjeldatu avaldab positiivses mõttes muljet või tegemist on millegagi, mida tahaks inimene endale näkku määrida. Et see sama kehtib ka selle tantsu. Kuskil agentuuris on selline copywriter, kes on asju niimoodi raalinud ja siis kõik kogu selle materjali nüüd sinna klippi pannud, et saada selline tulemus, nagu nüüd praegu on. Eks üritati lihtsalt seda Eurovisiooni stiili kuidagi siis, tõsta jalga nüüd kõrgemale, proovi natuke paremini. Sa kirjeldad seda mõttekäiku seal taga, kuule, sõbrad, nad teeks niimoodi, läheks tantsiks nii, nagu Eurovisioonil tantsitakse. Siis need noored, kes Eurovisiooni vaatavad, me oleme ka samasugused ja siis valivad neid. Just. me kutsume üles kõiki neid inimesi, kes tunnevad ennast iigustatumisest reklaamist, minge valige kindlasti Eesti 200, see reklaam on teile. See reklaam väärib teid ja kõik on hästi. Ärge laske ennast meie kriitikast kohustada, valige ikkagi, see on teile mõeldud. Te saate inimesed Euroopasse. Olge inimesed, ärge olge nagu meie. Aga lähme meie edasi tänase saatega. Tänane järgmine teema, võtame siit ette slaidi. Ja nüüd natukene tõsisemat juttu ka, slaid peaks kohe meieni tulema, loodan vähemalt, et ta tuleb. No nüüd teisel katsel ja me rääkisime siis Tallinna uuest linnavõimust, nagu teada Tallinnas on uus linnavalitsus ja koalitsioon. Siiamaani on veel ametis, veel ei ole laiali läinud, meie ennustasime talle 3 kuud, sellest hakkab varsti, kas esimene ei ole veel vist läbi, aga väga palju enam puudu ka ei ole. Ja vahepeal juba oli peaaegu kukkumas, aga veel vabises, aga jäi püsima. Ükski see, esimene üritus ei too veel kevadet. Ei too. Aga korralikult juba paistis päike pilve vahel. Lootust on. Ja meie lubasime Sveniga hoida kullipilgu siis peal, eriti just Isamaal, kes on selle olgu see koalitsioon selline, nagu ta on, selle koalitsiooni siis ainukene võib-olla rahvuslik ja konservatiivne jõud, kelle puhul oli küsimusi, et mida nad seal siis tegema hakkavad, kas nad hakkavad tõesti nii-öelda mõistuse häält esindama või kokkuvõttes läheb nii nagu alati. Ja see Järvani arvamustekst oli siis intervjuu vormis antud ja peab ütlema, et ajakirjanik esitas ikkagi, oli poole kohaga ajakirjanik ja poole kohaga siis aktivist ja esitas ebamugavaid või piinlikke küsimusi. Ja oli väga hea võimalus siin Kristjan Järvanil tegelikult libastuda ja minna selle tooniga kaasa ja hakata jama ajama. Ja minu üllatuseks esimene katse igal juhul, nii et esimene kontrolltöö on läbitud hindele 5. Kristjan Järvan on andnud sellise intervjuu, mis teeb ühele mõistlikule inimesele, kui mitte au, siis mida ühelt normaalselt täiskasvanud inimeselt nagu eeldakski. Meie poliitikute suust sellist juttu praktiliselt ei kuule, käituvad nad täpselt vastupidi reeglina, milles me võisime just äsja veenduda. Ma tahaksin praegu kiusata ja panna see klipi veel ühe korra mängima, aga hea küll lasta praegu olla, paneme selle kuhugi taustale. Ja Järvan rääkis siis teistsugust juttu ja vaatame natuke paari sõnaga, milles siin siis juttu oli. Üks asi, mida huvitav oli see, et Järvan ütles ikkagi päris otse siin erinevaid asju. Üks neist sõnumitest oli see, et autojuhtide kiusamine peab lõppema ja see sisaldab siis eeldust. Tegelikult autojuhte lihtsalt on tuimalt kotitud, see, millele meie oleme ka siin osutanud. Kirjutab sõna-sõnalt, aastate jooksul on järjest kiusatud autoomanikke. On selgelt näha, et kõik otsused, mis on seni transpordis tulnud, on tehtud kiirustades. Lihtne lahendus on, et võtame autoomanikute õigusi vähemaks, nagu keskvalitsuse tasandil kiusatakse autoomanike automaksuga. See kõik on kuhjunud nii tugevalt, et see on põhjus, miks Isamaa liikmena oli transpordi abilinnapea koht mulle oluline. Raske vasku vaielda, see olukord ju linnas on selline, nagu ta on ja järjest õudsemaks ilmselt läheb. Ma ei usu, et nüüd üks aselinnapea saab isegi, kui ta siiralt tahab ja üritab kuigi palju muuta. Et ega see nii lihtne ka ei ole. Aga vähemasti enam-vähem selge jutt ja palju selliseid tehnilisi asju seal rohelistest lainetest ja asjadest tehakse üks hullus ja sellega tuleb ei ole enam rohelist lainet ja kui seda nüüd hakata tegema, siis kellele seda siis teha? Autodel ometis ja teha peaks vist jalakäijatele tegema või kuidas see siis käib. Et päris minu jaoks on natuke õpetlik, et keegi täitsa mõtleb nagu tehnilise külje pealt neid asju, mitte ainult ideoloogiliselt, et see oli sümpaatne.
oli sümpaatne ja väga paljudes kohtades, õigemini väga paljudes oli peaaegu kõigis kohtades, kus oli vähegi võimalust, Järvan ka täiesti otse lajates, et ajakirjanik justkui üritas esitada selliseid, ütleme, vastuolusid otsivaid küsimusi, üritas justkui ajada Järvani kimbatusse, peab ütlema, et ta kukkus haledalt läbi ja pigem jäi halb mulje ajakirjanikust kui aktivistist. Tegelikult ei saa päris täpselt aru, kas ajakirjanik lihtsalt üritas anda Järvanile võimalust vastata, nii-öelda põhjendada oma seisukohti või üritas ta ikkagi natukene kuidagi kimbatusse ajada Järvanit välja kukkus igal juhul nii, et ajakirjanik ei loiliks selles olukorras. Küllalt tavaline olukord, mingit üllatust ei ole, pidigi nii minema. Ja mis siin siis veel? Üritatakse siin, näiteks küsib veel ajakirjanik seda, et mis siis täpselt, mis need etteheited on, kui Järvan siin kritiseeris nii-öelda autojuhtide kottimist ja edasi, et milliste liiklusvahenditega praegu autojuhtide huvidest üle sõidetakse ja Järvan on selles küsimuseks valmis, vastab väga konkreetselt, mis on just selle usutluse nagu selline peamine väärtus, ütleb, et siin on mitmed teemad, ühed on lihtsalt kiiruspiirangute alandamised, mis on täiesti tõsi ja nende kohta on siis nüüd koalitsioonilepingus kokku lepitud, et need jäävad selliseks nagu on, ehk neid kiiruse alammäärasid ei alandata, meie olime Sveniga igal juhul juba peaaegu valmis, et hakata nõudma, seda meie mõlemad Sveniga nimelt siis oleme inimesed, kes hindavad väga kõrget ohutust ja meie meelest see ei lähe kohe mitte. Et nii vähe kärbitakse. Tegelikult oleks väga ohutu, oleks seista ühe koha peal paigal kiiver peas ja kuulivest seljas. See on äärmus, ütleme, inimesed sellega ei ole võib-olla nõus. Aga kui nad tahavad turvalisust, ei ole ju teist varianti. Nii kui sammu astud. Siin ma ütleks nagu sellise Reformierakonna loogikaga, et tuleb ikkagi läheneda samm-sammult, inimesed tuleb harjutada sellise uue ohutuse standardiga, et võib-olla esimene võiks olla see, et langetada piirkiirus Tallinnas näiteks 30 või ütleme 20 kilomeetrina tunnis ja siis ohtlikumatel lõikudel ütleme 15. Aga sellest üksi ei piisa kindlasti. Jalakäija kiirus on ajalooliselt nagu ennast õigustanud, ütleme 5 kilomeetrit tunnis on kaunis ohutu, jalakäijad üldiselt ei purusta ennast ära, siis jookseb vastu posti, siis on halb, aga kõnnib vastu posti, on ka halb, aga nii halb ei ole. Et ikkagi jalakäija kiirus on see, mida mina isiklikult toetan. Aga siis tuleb mõelda ka loomulikult jalakäijate peale, et ka jalakäijatel tuleb hakata nõudma, ütleme, ohutusnõuete suuremat täitmist ja kehtestada neile erinevad turvavarust ja kindlasti kiiver jalakäijatele, muuta kohustuslikuks. Üldse nagu hokivarustus või selline kaitsed, eks ole, küünarnuki kaitsed, põlvekaitsed, õlakaitsed, kiiver, lõuakaitse, klaas näo ees nagu väravapahil. Kindlasti midagi veel. Kindlasti, aga kõik see nüüd me ei saa... Raudninadega saapad nagu töömeestel, kindlasti peavad olema raudninadega saapad. Selge, et oleks midagi nii-öelda kokkupõrke korral autoga, et kui autoga tekib vastasseis, et oleks võrdsed võimalused ennast kaitsta. Igal juhul tuleb ka reguleerida, liiklust tuleb alati vaadata holistlikult, tervikuna ja seega tuleb reguleerida ka kindlasti jalgrattureid ja jalgratturitel, kui on mindud seda teed, et langetatakse liiklejatel kiirusi, siis ka jalgratturid on liiklejad ja ka jalgrataste ja sõidukiirusi lubatud nii-öelda sõidukiirust linnas tuleb langetada, selles ei ole mingit kahtlust ja võiks kehtestada jalgratturite siis sõidukiiruseks linnas jalakäijatega võrdsed 5 kilomeetrit tunnis. Ja samamoodi elektritõuksidel. Samuti 5 kilomeetrit tunnis. Kuna nad on väga ohtlikud, siis võib-olla 2 kilomeetrit. Võib... keeruline, võib-olla läheme sammult, et alguses oleks selline ilus sotsialistik, kõik inimesed oleksid võrdsed, jalakäijad jalutavad 4 kilomeetrit tunnis ja ütleme siis tõuksiratturid täpselt samal jalakäija kiirusel üritavad ka sõita, eks see püsti tasakaalu hoida ja ka jalgratturid sõidavad siis samal kiirusel. Aga siiski ma teeksin sinna ühe olulise täpsustuse, et jah, kui on selline olukord, terved elujõulised inimesed jalutavad, ütleme 4-5-6 kilomeetrit tunnis, võib-olla isegi, et siis võib jalgrattur ka sõita nii kiiresti. Aga on vana inimene, ohustatud liik ja läheb näiteks 2 kilomeetrit tunnis. Siis rattur sõidab sama kiiresti, sest ta peab seda elu nagu hoidma, kaitsma ja sättima, et midagi ei juhtuks. Ühesõnaga tuleks jalgratastele kehtestada möödasõidupiirang. Pidev joon, jalgratturid ei tohi möödasõitu teostada jalakäijatest. Ja nii nad sujuvadki, et ei anna mehaaniliselt nüüd 5 kilomeetrit, tekitab ohtliku olukorra. Aga just nimelt jalgrattaga sõita võid, aga mööda kellestki sõita ei tohi. Sellega on see piir pandud paika väga mõistlikult
ja paindlikult. Ja kõik need on head ideed, meie jah ei lähe selle Järvani populismiga kaasa, meie oleme ohutuse poolt ja pooldame ohutust ja üldse nõuame, et tegelikult peab drastilisi meetmeid võtma kasutusele, sellepärast, et liiklusohutus on teadupärast kõige tähtsam, et mis on, võib retooriliselt küsida, mis on liikluse eesmärk või mis on liikluses kõige tähtsam. Turvapadjad jalakäijatele. Turvapadjad jalakäijatele. Jah. Nii et turvapadjad ja nii edasi. Kõige tähtsam on see, et kui sa lähed õue ja lähed sukeldud liiklusse, et sa tuleksid seal tervena tagasi, kas sa jõuad tööle või sa ei jõua tööle, see lõpuks on ju teise järguni. Õnne ting on sees, sa tuled tervena koju tagasi, ei jõudnud tööle, aga terve oled, enesetunne on hea. Lihtsalt kui ei jõua, tuleb varem tööle minna. Õhtul. Tuleb õhtul tööle minna, ei ole vaja jätta asju hommikul alati. See on kultuuri muutus või siis teine võimalus, et töötamine kodukontoris üldse pole vaja tööle minna. Sellised võimalused on meil ka. See on parim võimalus. Aga siiski kodus ka turvapatjadega iial ei tea, mis võib juhtuda. Võib-olla keegi tuleb tuppa. Põrkad kokku. Sõidab auto tuppa, hoidke uksed lukus, et liiklus ei tuleks tuppa. Et meie oleme igatahes selliste asjade poolt. Küll nähtud, kuidas inimesed sõidavad toas jalgrattaga ringi. Ja üldse, meie ei leia, et autojuhte ahistatakse liiga vähe ahistatakse. Tuleks rohkem ahistada autojuhte. Tuleks, ütleme, võib-olla isegi kaaluda seda, et inimeste võib-olla erasõidukites võib-olla kehtestada näiteks kanda maski, kui neil just maski kohustus võiks ikka olla. Mina rohkem mõtlesin seda, et kehtestada autojuht on inimkonna vaenlane ja kuidas sa vaatad talle näkku? Selline tüüp, kes oma heitgaaside ja nende mis asjadega olid fossiilidega rüvetab planeedi tulevikku ära. Selline nägu olgu maski taga. Ostku pilet omale. Iga inimesed, kes sõidavad oma eraautodes, võiks hakata maksustama ka sedapidi, et nad peavad ostma endale kas siis kuupileti või siis komposteerima pileti iga kord, kui nad tahavad oma autoga kuhugi sõita ja kõik see suunata rohepöördeks. Ikka elektrooniline, peab valideerima, komposteerida, ikkagi seda ei saa kontrollida nii hästi keskvõim. Ja kui linnavalitsus tahab kontrollida, siis ta vaatab oma arvutist valideerimismasinasse, mis on igas autos ja siis näeb, kas on ära valideeritud või ei ole. Ja kui sa oma autos sõidad ilma valideerimata, isegi siis, kui sa oled näiteks personaalpensionär, sa võid oma autoga tasuta sõita, ära valideerima pead ikka, sest siis linnavalitsus teab, kuidas asi käib. Ja aga drastilisemate meetmeteni me praegu ei hakka Sveniga minema, alati tegelikult on ju võimalus sundida autoomanik ehitama oma sumbutid kinni või siis tekitama sumbutis suletud ringi ja viima auto heitgaasid omale salongi selleks, et vähendada saastamist, et ei pääseks heitgaasid atmosfääri, juhtida heitgaasid nii-öelda autojuhi enda salongi. Ja siis on nad... Ja siis ei ole seda ahistamist ka enam, kuigi keegi ei saa kurta, et teda ahistatakse väga pikalt. Seal pool tundi ahistatakse kõige rohkem. Ja meie Sveniga pooldame igasuguseid drastilisi meetmeid, ahistage autojuht rohkem ja maha Järvan. Et on siin tulnud mingisugust rahvuslikku juttu rääkima, et see ei kõlba tõesti kuhugi. Ja et punased rajad on nagu halvad ja ohtlikud. See nüüd on. Või nagu Järvan ütleb, et ei ole sugugi õnnestunud, et keegi neil ei sõida ja nii edasi, mis tuleb sundida sõitma või sõida. Loomulikult tuleb sundida. Või teha preemiad, et kui oled sõitnud kilomeetri või 2 mööda punast rada, saad tomati linnavalitsusel. Midagi punast. Nõukogude ajast, kuidas oli makulatuuri koguti, et tehti ülesandeks, kooliõpilased läksid ja nutsid, aga vedasid seda vana vahna. Ravimtaimi tuli korjata. Kõike see käsul on tehtud. Põdra samblikku. Nutad aga teed ja ei ole mingit küsimust. Ja kui see ei jõua käia seal punase tee peal, siis keegi lohistab sind mööda seda teed. Aga olgu... Kui ise ei lähe, siis viiakse. No, igal juhul tundub niimoodi, et mingisugustele tagurlastele Järvani jutt meeldis meie seal hulgas ja sellised lood on, aga need, kes tahavad autojuhti edasi ahistada, eks siis saab näha, milliseks see vastasseis Tallinna linnas kujuneb. Ja vaatame edasi, mis siis meil täna menüüs on, meie 3. teema. Lihtsalt teema lõpetajaks tahan öelda, et kui tõesti need autojuhid on sellised kurjuse kehastused, siis võib-olla kaaluda. Ma ütlen, et tuleb kindlasti neile sõda kuulutada, aga seda varianti tuleks kaaluda, see peaks olema laual. Ma ütlen, mina kui autojuht ütlen, midagi head nad endast ei kujuta. Mina ennast tunnen. Ja siin asi ei ole nali. Ja kui mitte sõda, siis vähemalt sõjaline operatsioon. No ilmselt ja kaelakohus. Aga kui meil olid siin juba igasugused vihjed nõukogude ajale, siis need vihjed naljadeks tegelikult päris elu käib ka ja nüüd on siis selline teema, et meil siin ei ole palju kuid möödas, siiski üksjagu, kui pandi kinni Moskva
võib öelda, et mõjutusinstitutsioon Eestis ilma kahtluseta seda oli ja selline väljaanne, ütleme siis propagandaleht nagu Sputnik ja vahepeal juba tundus, et see Venemaa selline padupropaganda või siis ütleme palgaline propaganda, mille sa tunned ära selle järgi, et ta on niivõrd tömp ja nüri ja selline, ta on nagu igasugune usutavus nagu nii puudu, et see peab olema lihtsalt tulnud kuskilt mingist institutsioonist, sellel on mingi eelarve, seal on, eks ole, töölehed, keegi peab minema hommikul tööle selle ära tegema, seal ei ole varianti. Ja peab need poognad täis kirjutama seal või kirjutusmasinal kirjutama. Ja ta need täis ka kirjutab, eks ole, lugades ja soidi ei kannata, tal ei ole ka mingit mõju, aga sa saad aru, et keegi tegutseb ja maksab see jama peale raha. Ja vahepeal tundus, et sellist asja Eestis eriti nagu ei ole ka, et saadi lahti. Aga tegelikult see arvamus on ekslik ja nüüd seda juba ilma igasuguse naljata tundub niimoodi, et Venemaa tegelikult ikkagi püüab suunata visalt mingisugust infot või siis mingisugust raha selle peale, et Eestis oleks mingit sellist Venemaa ametliku administratsiooni sellist propagandat. Ja eestikeelset just. Ja vahepeal siin panin tähele, et Facebook pakkus mulle reklaami ja selline väljaanne nagu Faktivalgus. Ja ütleme, minu peas lõi punane pirn põlema siis, kui ma lugesin sellist pealkirja. Miks minu lapsepõlv Nõukogude Liidus oli erakordselt rikastav? Ühtepidi asi pole õudne, ma olen ise kasvanud Nõukogude Liidu tingimustes ja ei saa öelda, et lapsepõlv oleks olnud midagi halba, lapsepõlv on ikka ilus, eks ole. Selle kohta kunagi kunstikoguja ja siis kuidas öelda, luulefiguur Mati Miilius ju ütles, et tema lapsepõlv oli stalinismi ajal ja see oli väga ilus aeg. Lapsepõlv on alati ilus. Nii palju siis seal tõde on. Nii palju. Ainult probleem on nüüd selles, et miks see lapsepõlv ilus on ja mis see ilusaks teeb, eks ole, kas see on nüüd Nõukogude riik? Ja tsensuur või on see midagi hoopis muud. Tavaliselt normaalne inimene arvab, et need on hoopis teised asjad, mis lapsepõlve ilusaks teevad, aga suur oli minu üllatus ja ilmselt ka Sveni üllatus, kui me asusime seda teksti lugema ja seal hakkasid ennast avama erinevad alapeatükid, mis siis rääkisid näiteks sellist juttu ja ma loen teile siit ühe sellise alapealkirja ette ja see on siis üks osa sellest tekstist, ta ei ole kohe päris üleval, natukene alla poole keerida, aga võin kinnitada, et ta ei vea alt. Pealkiri on sellel alamosal nii. Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud. Tsensuuri kaitsva rolli tähtsus. Elu Nõukogude Liidu tsensuuri all oli nagu elamine kehas, mis on kindlalt vaktsineeritud, kus vastumürk läänest tulevatele kultuurilistele viirustele oli hoolikalt valitud ja rakendatud, et edendada terve ja puhta organismi arengut. See tsensuur ei olnud lihtsalt Nõukogude riikliku kontrolli mehhanism, vaid elutähtis kultuuriline kaitsja, mis hoidis eemal lääne hullused ja nende potentsiaalselt kahjuliku mõju Nõukogude noorte kasvule ja väärtustele. Tsensuur võimaldas säilitada kultuurilist autonoomiat ja kaitsta noori pealiskaudse ja sageli vastuolulise informatsiooni eest, mis domineeris lääne meedias. See on siis kindlasti väliseestlaste jutt ja nii edasi. See kaitse takistas meelelahutuse ja trendide levikut, mis võisid õõnestada eetikat, kollektivismi ja pereväärtusi, mida Nõukogude ühiskond kõrgelt hindas. Näiteks olid keelatud paljud lääne muusikatükid ja filmid, mis propageerisid narkootikume, vägivalda ja muid ideoloogiliselt vastuvõetamatuid teemasid. Ajastul ja nii edasi ja nii edasi. Siin läheb nüüd samas vaimus ja midagi ma välja ei mõelnud, kes tahab lugegu ise seda Faktivalguse teksti ja ütleme siis ära ka selle andeka kunstniku nime, kes on selle teksti vähemalt tundub, et tema nimi on sinna alla kirjutatud. Ma ei tea, kas see inimene on päriselt olemas, kas on tema õige nimi ja kas ta kirjutas selle ilma AI-ta või mitte, pigem mitte. Igal juhul nimi on Steven Alber, sellise nimega isik. On selle, meenutanud meie lapsepõlve kõige tänuväärsemaid seikasid siis Nõukogude ajast. Mina kritiseeriksin seda asja nüüd 3 nurga alt. Nii. Esiteks, et tsenseeritud, võtame ainult ajakirjanduse, oli täiesti loetamatu. Ta võis olla küll hästi toimetatud, seal võis olla vähem igasuguseid nagu vigu ja selliseid nagu soga. Ta oli täiesti dementne.
Ütleme, mida kõlbas lugeda, mina mäletan hästi, minul ei ole mälunõrkust ega mingit sellist asja. Üks ajakiri, mis kõlbas lugeda, oli Pikker, see oli huumoriajakiri. Parim ajakiri. Nii, just ainus ajakiri, mis kõlbas lugeda. Üks olulisemaid päevapoliitilisi uudiste väljendeid. Seal ka väga hea sellise graafilise poolega, suurepärased illustratsioonid, värgid, asjad, kõik see pool oli väga hea. Mõni huumorilehekülg ka. Näiteks mitte siis olnud Postimees, siis oli Edasil oli Herilase nimeline huumorilehekülg, mis oli päris hea, ka Sirbil oli kohati, no Sirp üldiselt ei kõlvanud lubeda, mis seal siis nii Sirp ja Vasar, eks ole? Jah, Sirp ja Vasar. Ta oli umbes selline nagu ta tänagi. Jah, ega seal suurt vahet ei ole, ainult et naljalehekülg oli. See oli nagu ka, aga see oli kogu aeg, nii mõnikord. Siis Päevalehes Noorte Hääl oli Viimane veerg, see oli ülevalt alla siuke kitsas veerg, aga see oli siuksi kummalisi uudiseid nagu laiast maailmast, üks veidraid ja oma pärast, see oli huvitav. Arendas nagu muud uudised olid kas rauasulatusahjudest või plaani täitmisest, mingi täielik tölplus. Ja muidugi raadios oli, hommikul olid anekdoodid ja kuskil lõuna ajal oli selline rubriik nagu Piirist piirini, mis olid sellised veidrad uudised Nõukogude Liidust. Ütleme, kui see Viimane veerg oli siis kogu maailmast, igasugust sellisest kummalist nagu sellised huvitavat kraami, siis see oli kõik. Ja seda meediat oli palju. Meelejahutaja. Jah, nädalavahetusel tõesti, selline ka. Ja enamus seda asja, mis nagu kõlbas lugeda, oli üldiselt huumor. Tegelikult ka Loomingu raamatukogus siiski üht-teist nagu oli. Ja võib öelda, et see huumor suuresti, mis oli parim osa, eks ole, suuresti pilkas tegelikult seda sama kiidetud tsensuuri, mille kohta me just saime lugeda. Et see tsensuur ikkagi andis sellise tulemuse, et oli loodud meedia, mis oli täiesti võimatu tarvitada. Et see jutt nüüd ei lähe kuidagi, et see nüüd aitas millegi otse vastupidi. See ongi teine aspekt, et see tekitas meeletu nälja millegi muu järgi, millegi nagu parema järgi, millegi inimlikuma ja tervema järgi. Ja loomulikult, kui näiteks minusugused, kes Rakveres või kuskil elasid, nägid ju Soome televisiooni, kuulasid Ameerika häält, lugesid hiljem juba Eesti-aegseid raamatuid, kui hakkasid kaela kandma kuskilt õnnestus või väliseestlasi. Alati külas olid said mingi Ristikivi romaani öösel läbi lugeda. See näiltse tsensuur viis nii kaugele, et inimesed olid öösel üleval ja lugesid raamatuid, kui neil õnnestus midagi kätte saada. Selge, et inimesed mõtlesid, rahvas rääkis, eks ole. Et see oli, et see tsensuur ei töötanud otse vastupidi, et andis nagu loodi nii ebaterve õhkkond, nii kultuuris kui meedias, et tekkis just vajadus selle lääne, ütleme siis lääne selle dekadentsi järgi, mis loomulikult on ka vigane, ega see ei ole ka ideaalne. Aga kindlasti parem kui see totrus, mida Nõukogude Liidus tehti. Ja kolmas on see, et see, ütleme siis nagu see kohalik kultuur, mis tehti, ega rock'n'roll oli olemas, džäss oli olemas, kõige selle vastu mingitel hetkedel võideldi, punk oli olemas, ise olin punkar, eks ole, vahepeal seal linna peal korjati kokku, aga mind ei saadud kätte ja jäin punkariks nagu edasi, ei aetud juukseid maha ja ei pandud kuskile betooni peale puhkama. Et oli tore. Ja kui palju kultuuris oli seda vastupanu, sellist nagu, võib-olla tänapäeval ei näe seda vastupanu, aga omal ajal see loeti ju ridade vahelt iga väike nüanss, eks ole, iga natukene täpsem elukirjeldus, iga mingisugune kriitilisem asi. No nüüd sa jõudsid tegelikult asja eneseni, miks tegelikult oli peamiselt see lapsepõlv vähemalt eestlastel tol ajal, nii palju ilus, kui ta sai olla, tegelikult üsna ilus oli just see, et Eesti kultuur, kuna ta kujutas endast sellist vastupanu liikumist suures osas. Väga suures osas, jah. Siis oli ta üsna ühtne ja oli ta väga, väga tugev ja ta oli alati olemas. Ta oli seal inimesed mõistsid seda koodi. Viidingud, runnelid, isegi Kareva, eks ole. Ja alati juba siin, ütleme 60-ndatest, eks ole, kusagil enne seda väga palju ei olnud võimalik, aga kuskilt 60-ndatest see asi läks ikkagi järjest paremaks. Just. Ja ikkagi lõpuks ilmusid juba sellised romaanid, mis kajastasid nagu elu peaaegu sellisena, nagu ta oli. Jah, et piltlikult öeldes 60-ndad oli see, kui halgas, ütleme esimesed kevade märgid, nii-öelda mingi värskus tuli õhku ja see päris kunagi, tegelikult ära ei kadunud, isegi 80-ndatel tegelikult oli justkui mingi stagnatsioon, millest palju räägidi, tegelikult hõljus nii-öelda see vabaduse hõng kusagil nurga taga alati oli olemas. Ta oli tajutav, ta oli seal nii-öelda pinna all, elas see vastupanu liikumine, see usk, selline ühine arusaam. Lihtsalt ühe näite, see on kuskil, ma arvan, see on 80-ndate alguses ilmunud raamat Peeter Elbingu Geeniuse elu, mis siis kujutab sellist ühest Tahara
päevapunktis toimuvate siuke boheemlaste ja sotsiaalide nagu seltskonna elu. No mingi nagu Korki põhjas või Lutsu tagahoovis tüüpi teos. Väga eluline, väga huvitav ja täitsa soovitan nagu üle lugeda ja mõelda, et see tegelikult ilmus ju ikkagi nõukogude tsensuuri ja stagnatsiooni tingimustes. Sellised asjad olid täiesti olemas. Neid oli. Ja see oli minu lapsepõlve siuke helgem pool. Jah, et umbes samad sõnad, minu lapsepõlv mõned aastad hiljem, eks ole, kuskil 80-ndatel, aga ka tegelikult pioneerilaagrisse läinud ja ometi ka pioneerilaagris algas tegelikult see, et hakati kleepima nii-öelda poiste ja tüdrukute tubade ustele selliseid kahemõttelisi silte nagu Eesti poisid ja hakati hirmsasti vahet tegema ja kuidagi hakkas jälle see rahvusluse natsismi hakkas nii-öelda lastelaagris oma inetud pead tõstma ja midagi ei ole teha. Väga kiirelt see juhtus, et igal pool, kus eestlasi oli üldiselt, see natsismi ikkagi elas seal põrand all vaikselt teda toideti. Laulev revolutsioon ei saanud ju tekkida üle öö, see pinnas oli ju ette valmistatud. See kõik oli ammu keldris olemas, ta oli keldris ammu olemas, ta lasti lihtsalt keldrist välja lõpuks. Esiteks see tsensuur ei töötanud, vastupanu oli sellele suur, vastu töötasid nii kultuuriinimesed ja ajakirjanikel ilmselt oli raskem, aga midagi, ma kujutan ette, seal vähelt huumori vallas ikkagi oli. Viga on süsteemis, nagu Baskin siis tõlkis eesti keelde. Et igatahes selline lugu, see, mida me lugesime, see on paadunud nõukogude propaganda, tõepoolest natuke tuleb isegi tuttav ette, see toon on selline veidikene võib-olla ütleme rafineeritud. Tänapäeval meenutab seda tehisintellekti. Mis siin ongi sees ilmselt, see ongi tehisintellekti abiga. Ainult, et selle on programmeerinud vanad kommunistid, mitte uued. Ja tulemus on tegelikult natukene meenutab teatud mingites nüanssides, meenutab seda jama, mis ütleme seal kuskil 70-ndatel, 80-ndatel, eks ole, jõudis lehtedesse, muidugi me ei räägi siin handekatest meistritest, nagu ütleme Jaak Kaljugi, kes on meie saatiks Ristiisa, meie suur ebajumal. Et ütleme, kui ikkagi meistrid töötasid, siis ei saanud seal midagi aru, tundus, et täitsa õige värk. Aga see on siin selline kohmakas kirvetöö ja mis on aru saamata on see, et miks ei ole seda kirvetööd juba kinni pandud. Minu meelest on kusagil Postimehes on selle kohta mingisugune lugu ilmunud, et imelik asi, et see faktivalgus edastas mingil ühel konkreetsel üksikjuhtumil Kremli mingit propagandat või mida iganes. Tundub niimoodi, et see on... Seda peab nagu täpselt vaatama, mida siis Kremli propagandaks ka peetakse. Väga sageli võib see olla lihtsalt katoliiklus. No siin ei pea väga pikalt otsima. Ma sirvisin seda põgusalt. Järgmine või ülejärgmine lugu oli siis tõlkelugu Venemaalt, kus tutvustati andekat filosoofi Aleksandr Duginit. Nii et siis vist katoliiklusega tegemist siiski ei ole. Ei ole. Et nähtavasti see faktivalgus on selline väljaanne, mis võiks olla umbes nädal tänasest, kui meie järgmine saade ilmub, siis ilmselt võiks see leht olla juba ammu kinni pandud puhtalt kui räme Venemaa propaganda, ilmselt tõenäoliselt FSB või mõne muu. Mõtlen jah, et huvitav, kas mingid noored inimesed, kes ei mäleta seda dementset nagu stagnatsiooni. Enamus ei mäleta ilmselt. Ei saagi mäletada, nad ei olnud siis sündinud, olid väga väikesed. Et kas nad tõesti võiksid sellist asja nagu uskuda või? Mingitel tingimustel ei ole välistatud. Jah, et minusugusele seda maha ei müü kohe mitte kuidagi. Et ma kardan, et ka selliseid 30-ndates, 40-ndates aastates inimesi on, kes võivad tegelikult eksida oma mingis mõttekäikudes nii ära, et nad võivad, kui mitte uskuda seda, siis see võib neid hakata märkimisväärselt mõjutama. See võib olla, et see tänane lääs ikkagi ei ole ideaalne. Et selge see, et see võib väga paljudel inimestele närvidele käia, aga et kas see alternatiiv on nüüd siuke nõukogude stagneerunud tsensuur, seda ma küll kuidagi ei julge väita. Sama Kreml ja Vremja ja kogu see pamma mis oli, et kas see on nüüd siis hea alternatiiv? Ei ole kindel, sugugi ei ole kindel. Hästi, jääme meie ootama, kuni see kinni pannakse, hüppame siit tänase viimase teema juurde ja möödunud nädala lõi siis kihama loomulikult Eesti Ekspressis avaldatud lugu Jaak Madisonist, EKRE eurosaadikust ja selle loo autoriteks olid Kirsti Vainküla ja Urmas Jaagant. Võtame siit ette ka slaidi ja pealkiri ütles, tunnen täieliku inimrämpsuna, noor naine teatas politseile, et Jaak Madison ahistas teda seksuaalselt.
ja noh, Kirsti Vainküla puhul muidugi ei saa kohe mööda sellest, et Vainküla on varem silma paistud selliste lugudega, kus noh, lihtsalt mingisugune üks inimene, üks naisterahvas läheb ja hakkab kellegi kohta halba rääkima, mingit sellist tõendusmaterjali ei ole ja siis seda kasutatakse seda sellist noh, mitte kredibiilset lihtsalt kellegi sõna selleks, et keegi teine inimene totaalselt täis teha. Ja paraku... enne valimisi on see ju loomulik. Oleks... Midagi tuleks väita konservatiivide kohta, konservatiividel on üks saadik, järelikult väita, no ei ole valida kelle kohta väita tuleb tema kohta, noh ja kui midagi reaalselt ei ole, siis tuleb hakata, mina hakkaksin fabritseerima, hakkaksin improviseerima, no kui ei ole pattu inimesel hingel. No ja ei vedanud alt Kirsti Vainküla, täpselt nii ka läks, et täpselt see juhtuski, et kui võttasin materjali nüüd ette, arutame ruttu läbi, mis siin siis oli ja on siit küsitud, tegelikult on seda juba lahatud, natuke mõned asjad on millegi pärast jäänud avaldamata, esiteks kõik lehed räägivad hirmsasti anonüümselt, sellepärast, et väidetavalt olla, ja see on siis Vainküla väitel olla tegemist nii delikaatse teemaga, et nad on otsustanud selle kaebuse esitaja nime millegi pärast jätta suure delikaatsuse tõttu saladuseks. Küll aga ei olnud delikaatne sugugi mitte konservatiivne poliitik nimepidi, siia sisse panna mingit delikaatsust ei olnud. Huvitav, kuidas sellega on? Ma ei tea, kui need intiimsused on ikkagi ju kahe inimese koostöös ikkagi toime pandud. No siin mõlemad pooled, nii palju kui ma aru saan, rääkis üpris sellist delikaatset juttu, mida mulle võib-olla ei meeldiks, eks ole, ma ei tea. Ma ei märganud ka seda, kas Madissonil üldse andsi sõna Eesti Ekspressis. Ei tea, et oleks nagu ei oleks olnud. Ei tule meelde. Nagu ei oleks olnud. Et siin väikesed ajakirjandused on ju, elus inimene võiks ju helistada, meilida, küsida, no, kuidas teil selle ahistamisega oli, kuidas läks, kas oli tore, ei midagi sellist. No igal juhul märgime ära kohe selle asja siis esimene etteheide, et ei antud sõna või vähemalt ei ole seal Madissoni kommentaari. Teiseks täiesti ühepoolne lugu seega. Lihtsalt on võetud ühe inimese mingid süüdistused, kes esitab mingit alust ei ole. Mitte mingit muud alust kui seda, et inimene lõpuks kuid hiljem teinud mingisuguse avalduse, mis on hästi sellises, ütleme, manipuleerivas või veidras sõnastuses, räägitakse nii seksuaalsest rünnakust kui ahistamises. Seksuaalne rünnak nagu ei ole mingisugune konkreetne kuritegu ja ahistamine on ka selline, ütleme, päris ebaselge asi. Kui inimene pidi 6 aega mõtlema, kas see oli ahistamine või ei olnud. Isegi rohkem vist. Või 2, no kui see on ka pikka aega, eks ole, kui see oleks olnud ilmselge ahistamine, siis sa lähed kohe, no või jah, kui kaineks saad, kohe lähed politseisse. Ja, aga siin seda ei ole juttu ja kui hakata lugema, nüüd tuleb sellest jutust ka välja, et noor daam ütleb, et ei, et midagi füüsilist ei olnud, mingit sellist probleemi ei olnud, ehk et keegi oleks, ma ei tea, kuidagi jõuga midagi üritanud, midagi sellist seal ei olnud, ühesõnaga ma saan aru. Ja. Üritame sortida. Midagi seksuaalset nagu ka ei olnud ikkagi seal mingi... No siin ikkagi vihjatakse selle, et justkui midagi seksuaalset oli, aga mis seal täpselt oli, see nüüd ei tule välja ja kasutatakse... Tegelikult on raske nagu hinnata, kui ei kirjeldata täpselt tegevust. Ja siis pigem ikkagi tundub, et mingit tegevust ei olnud. No luuakse, üritatakse luua. Keegi ei ole rasestunud, selliseid andmeid ei ole avaldatud. On aru saada, et nagu seksuaalvahekorda ei olnud. Et keegi oleks võinud rasestuda ka ei olnud. Ei, seksuaalvahekorda ma saan aru ei olnud, keegi jõudu ei kasutanud, nii et midagi sellist nagu ei olnud. Mis siis oli? Joodi öö läbi, ma saan aru, käidi kõrtsist kõrtsi lõpusa seltskonnaga. No ei ole ilus. No ei, see ei ole üldse probleem, aga mida heidetakse ette oli see justkui, et või noh, see jällegi ei heideta väga konkreetselt ette, vaid räägitakse mõistujuttu ja räägitakse jälle jumala keeli, noh sellist aetakse sellist ümbernurga, et antakse mõista justkui lugu ise olnud nii, et kõigepealt siivas noor neiu, kes juhtumisi on poliitik või vähemalt poliitiku hakates, ütleme parempoolsete erakonnas, olla siis helistanud õigemini esmalt olla ta viibinud juhuslikus seksuaalvahekorras või võib öelda, et põgusas ühe suhtes vist ühe Madissoni assistendiga. Niimoodi saan ma sellest aru, ehk et neil olla olnud lühike suhe, oli põgus jutt, seda nimetati vanasti, ma ei hakka inetult ütlema siis oli mingi lühike suhe, võib-olla on selline, võib ka olla ühe suhe, eks ole. Ta oli selline lühike suhe ja siis... ilmselt siis ma saan aru, et siit edasi kirjeldusest tuleb see, et oli pidu ja oldi pidune ja piduse peaga siis olla see Madissoni nõunik, kes viibis siis lühikeses ühe suhtes selle parempoolsete poliitikuga olla, noh, Madison olla siis küsinud, et nähtavasti soovis mõne sellise kerget elukommetega naisterahva numbrit ja siis olla antud selle peale see sama parempoolsete poliitiku number Jaak Madisonile, kuhu ta siis aga ka ei helistas. olnud kvaliteetne number, nagu ma aru saan.
Jah, ei mängid päris nii kohe välja, et Madis on teinud siis ettepaneku, tõsi, algus oli palju luba. Madis on tegi sellise ettepaneku, mida ei ole võimalik eriti mitut moodi mõista. Ütles, et me siin oleme, kuidas see oligi, et algatuseks võiks juua väikese veini või et midagi sellist. Vist kutsusta alguses kuhugi baari, hilisel öisel ajal. Siivas neiu, kellele helistatakse kell 12 öelda, tule välja. Loomulikult välja. Nii palju, kui mina mäletan, ütleme oma noorusest, tormilisest noorusest, kui sa helistad kellegi 12, siis Siivas inimene solvub selle peale. Et kelleks sa mind pead? Isegi kui sa ütled, kuule, tule siin kell 12, lähme, mis teed, lähme välja, Et üldiselt, kui sa juba sellise asja peale lähed, siis pead sa ikkagi võtma... Täiskasvanud inimene peaks aru saama, mis olukord see on. No kindlasti saab, sellepärast ta solvubki. Iga inimene saab väga hästi aru, miks talle helistatakse kell 12 öösel ja ta kas siis solvub või teine võimalus ei solvu, rõõmustab ja läheb välja, nii nagu juhtus ka parempoolsete poliitikuga. Nii. Sinna ta siis läks. Kui me aru saame, siis oldi väljas, lõbutseti, tehti, võeti naps, oli tore, oli juba ammu hiline öö, eks ole, öö oli juba mitmenda tundi käimas, kui tehti järgmine ettepanek neiule, et tehti nüüd ettepanek, mida mitte kuidagi ei ole võimalik mitut moodi mõista, et mis sa arvad, kui läheks minu juurde jooks veini. Nii. Ja mindi. Mindi, selle peale jälle viisaks inimene, solvub siit edasi enam otsesemalt ei saa, et sealt järgmine viis oleks juba öelnud, kui läheks ja ma astuksin teiega võib-olla seksuaalühtesse või see on nagu veel otsesem, aga siit enam... Aga see suurt vahet ei ole. Suurt vahet ei ole. Mõte on sama. Kui ma ütleme isiklikult läheksin linna peal ükskõik millisele inimesele kell 2 naisterahvast, kena noort naisterahvast kõnetaksin ja küsiksin, et meela näoga, et mis te arvate, kui me läheksime praegu minu juurde veini jooma ja teeksin mingi küsitluse, et kui palju neist arvas, et ma soovin, ütleme lihtsalt nõu pidada, kas siis päevapoliitiliste sündmuste üle, ma arvan, et vastus on 0. Kõik 10 saavad täpselt aru, mis on nagu inimesel plaan. Ja sai aru ka nähtavasti parempoolsete poliitik, sellepärast, et ta oli jälle nõus. Ja läkski Madisoni juurde, kus veel pealegi vist oli mingisugune teine inimene ka ja siis ühesõnaga selles mitme inimese elamises siis seal sehkendati ja võib öelda vist, et Madison lõi külge selle kirjelduse järgi, vähemalt selle ühiskorteri köögis või mingil diivanil või pagan seda aru saab. Külge justkui olevat väidetavalt löön, kas lõi või ei löönud, see on sõna vastu, seda ei tea, aga kokkuvõte on, et lõi külge ja ei tulnud midagi välja vist ja siis kõik oli korras. Pidu lõppes ära, ühtegi probleemi ei olnudki, järgmisel päeval saatis parempoolsete vallahtu Näitsik kõige peale veel mingisuguse SMS-i, kus algus oli mingisugune selline ebastabiilne jutt ja siis oli, et aga tegelikult lahedad kutid ja sauna tahaks teiega ikkagi tulla, mis on siis järgne vihje. Saun on vist selline tavaliselt ka, et kulge, et lähme sauna, tüdrukud, lähme sauna, jällegi tulevad meelde tormilised noorusajad. Ei ole see, ütleme, kui sa oled, ma ei tea, mingi siivsas seltskonnas, sa ei ütle daamidele, et lihtsalt mingid sündsad vestlust ei alusta sellise fraasiga, et prouad, ma siin mõtlesin, et kui me nüüd läheksime siit järsku sauna praegu. Seda mõistetakse valesti või siis ühtemoodi õigesti ja see ei ole nii-öelda Ühesõnaga tegemist on siis kas ühe hästi mõistmatu inimese loomaga, ja ta ei saa mitte midagi aru. Ta mõtles, et lähme sauna, et seal tuleb nõupidamine. Tähtis nõupidamine, istutakse maha, hakatakse poliitilisi küsimusi arutama. Euroopa asju hakatakse arutama nii. Ta sai nii aru. Samamoodi said aru siis, kui ta tehti ettepanek öösel minna veini jooma. Euroopa asjad tahavad arutamist. Jah, aru saadud. Madis on võib-olla näitas, et võib-olla lähme istume siit ümber sinna kušeti peale või süütas küünla. Aru saadav, nad tuleb valgust heita Euroopa asjad. Ja niimoodi kogu aeg need Euroopa asjad olid nagu inimest segasid ja ta ei saanud mitte midagi aru. See on usutav. No absoluutselt ei ole usutav. Ei ole usutav. Aga minu mõnest vähemalt Ekspress küll nagu ei kahelnud selles versioonis. Tõsise näoga rääkisid täpselt samasugust juttu, nagu sina siin praegu pikalt põhjalikult ja... Ma isegi arvan, et kui see Jaak Madisoni nõunik, ütleme, viibis selle parempoolsete poliitikuga lühiajalises suhtes, nagu seal ilusasti öeldi. Ja minu ta viibis ka kaasas seal kõrtsides vähemasti mingi aja. Ja see ei häirinud noort neiu. Vähe sellest, Madisoni väitlen ei ole öelnud, et ei oleks ka probleemi, kui need 3 inimese nõupidamise koos kušetil läbi viiksid. 3 pead on ikka 3 pead. Täpselt nii. Ütleme nii, et kui see neiu võib-olla oli nii lihtsameelne, et esimesel korral, kui Jaak Madisoni nõunik talle rääkis, et ju see pidi samamoodi käima, ta ütles ta, et lähme minu juurde, eks ole, teeme minu kušetil nõupidamise, räägime Euroopa Liidu asjadest, ma siin panen küünla, et siis inimene vähemalt õppis midagi, eks ole, ta saab aru, et järgmine, kui Madison
hakkab seda sama juttu rääkima, siis ta juba taipab ära, oot. Midagi tuttavat on siin. See nüüd küll, teist korda ma küll sellele liimile ei lähe. Teame neid Euroopa jutte. Jaa, Euroopa, mis aga vaat, kus tegelikult oli eelmine kord läks hoopis niimoodi, et läksin nõudma, ei hakkasin minema sinna, aga ei ole midagi õppinud ja uuesti Jaak Madis ütleb, lähme minu juurde, meil on seal, peame nõu ja räägime asjadest, arutame poliitikaid võib-olla ja mindigi. Ja no miks mitte, no. Inimene poliitik, ta Brüsselis, mida sa, lähedki. Mis jutuks veel võiks olla? Jah. Jaak Madis on pealegi, nüüd siit tuleb järgmine pikantne seik, mida ta siis ka, millega ta põhjendas, et miks ta ikkagi läks, et ta sattus segadusse, et kuna Madison rääkis võimupositsioonilt, siis ta nii-öelda aga siit on jälle küsimus, et miks ta sel juhul magas selle nõunikuga, et nõunik ei rääkinud võimupositsioonilt. Pole võimupositsiooni, nõunikupositsioon, aga oli ka veenev. Oli täpselt sama veenev kui Madison, mis natukene võtab seda tõsiselt võetavust maha, eks ole. See järgmine probleem on nüüd see sauna teade nii-öelda ja see on ka tõestatav fakt, et inimene saadab järgmisel päeval saab teatada, aga lähed, sauna tuleks ka veel teiega nõupidamisele. Kas saaks saunas ka seda võimuvärki kuidagi nagu ajada? Jah, seda Euroopa Liidu poliitikat arutada, kõik oli okei. Ja tegelikult ei olnudki probleemi tükk aega, vist ma saan aru, kuu aega ei olnud üldse probleemi. Probleem tekkis siis, kui inimene tuli tagasi ja korraga rääkis, ma ei tahaks öelda, et mida ta siis tunnistas meediale, et ei rääkinud mitte võib-olla parimate sõpradega, aga rääkis nähtavasti parempoolsetest kellegagi. Kas see oli suhtekorraldaja, kas ta oli mõni prokurör, kas ta oli seal erakonna mingisugune juhtliige? Ei tea. Mõte hakkas liikuma. Ei hakanud liikuma, mõte hakkas liikuma nii-öelda inimesele öeldi, et kuule. Inimestel tuli ideed, vilunud poliitikutel tuli ideed, kuule, kas tõesti sul oli selline juhtum, kus nii, et nüüd sa pead minema ja tegema avalduse. Selline lugu, siin ei ole kahtlust, et see on rünnak. Tehti inimesele selgeks ja aidati tal mõista, et tegemist ei olnud üldsegi iseendase lollusega, et sa lähed ja kuskil laberdad mööda, magad mingisugust EKRE nõunikega ja seejärel veel ronid voodisse seal järgmise inimesega ja nii, et vaid hoopis sina oled ohver, oli rünnak ja tuleb minna politseisse teha avaldus, selline lugu. Tehti inimesele selgeks, inimene mõistiski kohe ja kõik muutus, läks ja tegi avaldus, aga nüüd on suur probleem sellepärast, et inimene oli jõudnud nii palju, ütleme, kokku kruttida, millest ilmselt ei hoolinud tema head nõuandjad, et asjad, mis hakkasid nii-öelda lagedale tulema, lasevad kogu asja paista naeruväärses valguses seda siis nii kõigepealt selle inimese enda jaoks. Me oleme siin olnud väga delikaatsed, see on täiesti ilma asjata tegelikult. See delikaatsus, selline ühepoolne delikaatsus, mida viljeleb Kirsti Vainküla, kus siis millegipärast on delikaatne nii-öelda kaebuse esitaja anonüümseks jätta. See on delikaatsus, anonüümse pealekaebuse esitamine on delikaatsus, aga inimese maine täistegemine enne valimisi ei ole delikaatsus. Ei ole rünnak ka. Meie sellisest delikaatsest lugu ei pea, isiku nimi on Hedi Teidearu, igaüks võib otsida ise välja, me kohe leiame siit ka kindlasti pilte, et mitte olla delikaatsed ja selline inimene Hedi Teidearu on siis see, kelle nime delikaatsetel põhjustel ei taha Kirsti Vainküla aga Postimees mingil põhjusel öelda. Täiesti, minul on arusaamatu, ma ei saa sellest aru, kuidas saab olla nii, et kaebuse esitaja delikaatsus on oluline, aga see, kelle peale kaevatakse ja seejuures võimalik, et vale kaebus esitatakse, selle inimese delikaatsus ei ole oluline. Igal juhul mingisugust ilmselget seksuaalkuritegu ju kuskil ei paista. On ilmselge, et seda ei ole. Seda on inimene tunnistab, mingit vägivalda ei olnud, seksuaalvahekorda ei olnud. Mis siis üldse oli, on väga ebaselge. Ta tundis ennast ebamugavalt, oli võim. Ja üldse oli võim ja ta tundis hirmu väidetud. Ja see hirm seejuurest siis pidi tärkama peale nõupidamist. Inimesed Euroopa Liitu kardavad, on mõistlik, tulebki karta, ega see üks normaalne asi ei ole. Ja siis tuleks eemal hoida Euroopa ametnikest ka või rahvasaadikutest, kes nad seal on. See Euroopa on niisugune kahtlane asi, hirm tuleb peale, parem nagu jooks kellegi teisega, ilmaliku inimesega. Üldse see kehtib ööelu suhtes, kui sa ütleme Peltsepoli kardad ei maksa minna öösel, eks ole, linna peale roinama ja loivama seal mööda linna, roinima kahtlastesse urgastesse, ütleme, sukelduma pea ees seksuaalsuhetesse mingite suhteliselt juhuslike inimestega. Okei, lähed ühte kõrtsi, ei ole hirmu, eks ole? Magad ühe inimesega. Ei ole hirmu. Ei ole hirmu. Aga kuskil tekib hirm nüüd. Hirm tekib siis, kui sa kohtud lõpuks inimesega, kes on võimupositsioon ja senimaani kuni... Kes on võimupositsioonil sinu parteis võib-olla. Ma kardan, see on hea point tegelikult, et kelle ees
see hirm siis rohkem nüüd on, kas see hirm tekkis Madisoni suhtes, kes on suurel võimupositsioonil või hoopis on äkki oma parteis keegi võimupositsioonil ja hirm on hoopis tegelikult tema ees. Oma parteis näiteks võib-olla võimupositsioonil töötada, et mine tee avaldus. Ja kuidas sa ei tee, kui inimene võimupositsioonil ütleb midagi. Me teame, et inimene tunneb hirmu, kui talle võimupositsioonil öeldakse. Mine nüüd võtta kinni. Keda siis inimene tegelikult kardab? Aga võib-olla inimene kardab kõike. Kõiki võimupositsiooni. Üldse, ja üldse kõike, mitte ainult võimupositsiooni. Kõike näeb jänest, kardab, näeb karu, kardab, näeb telefoni, kardab. On selliseid inimesi. Aga siis peab küsima, et miks ta ei ole rohkem teinud neid avaldusi? Belgia politseile tehtud avaldus oli ilmselt esimene selline inimene tunneb hirmu nii palju, ta peaks minema iga päev, minema tegema oma avalduse hommikul sisse. Lõunal teise, õhtul kolmanda. Eile olid minu eilsed hirmud, eks ole. Minu tänased avaldused, härrased politseinikud. Tere hommikust, tere, Saima, sul nii ilus soen. Tein tänased avaldused ära, eile läksin poodi üks, seal läks must mööda vaates, mind tundsin hirmu, siin on see. Siis eilne bussijuht, see ebameeldi bussijuht, kes seal meil reedeti sõidab, tema avaldus on siin. Ikka hirmus. No teate isegi. Eks te isegi tea. Sellised lood. Me ei ole siin Sveniga eriti delikaatsed. Ma vabandaks, kui ma tunneks ennast süüdi. Ei tunne sellepärast, et kahjuks kõigest sellest jääb selline mulje, et keegi ei tundnud mingit hirmu. Mingit hirmu ei olnudki. Keegi tundis hirmu oma häältesaagi pärast, ma arvan. Kuskil. Keegi tundis, aga mitte Hedi Teidaru, keda me siin pildi peal vaatame, ja ka mitte Jaak Madison, võib-olla see, kes hirmu tundis, oli kuskil parempoolsete kontoris ja tundis hirmu, et ühel päeval ei saabugi see päev, kui parempoolsed saavad üle valimiskünnise ja saavad sinna Riigikogusse, vaid jäävadki siia kõõluma ja üritati seda protsessi vähegi kiirendada, et valimiskünnisele saada ja kuidas seda teha, no aga kuidas ikka Eestis tehakse. Sa teed mingisuguse infooperatsiooni, söödad selle Ekspressi kullidele ette, seal ikkagi sellised vennad on olemas, kes võib-olla sellist uurivat ajakirjandust ei ole väga palju kirjutanud, aga nad viljelevad järjest vihuvad teha selliseid tekste, mis ründavad mingeid erinevaid konservatiive, eks ole. No üldse mehi näiteks. Jah. Jaagant kindlasti kuulub nende hulka, Vainküla kuulub nende hulka, on veel terve rida, näiteks Martin Lainet, seal Kundid, nii edasi, Roonemaad, need ootavad selles mõttes, et tool neile materjal kätte, sul on kõik on olemas, sa lähed ja räägid oma kurvaloo ära, eks ole, õigemini mitte oma, vaid meil siin üks praktikant rääkis sellist lugu, et pani siin tina selle Madisoniga ja siis see üritas teda öösel ära rääkida ja siis meil oli siin täitsa tuli ja oli kurb. Midagi tulnud välja kohutavasi, et politsei peab selle asja ära klaarima. Ja ma võin talle öelda, et las ta läheb teeb avalduse, siis nagu kindel, et ta ei ole teinud. Aga millal see oli? 2 kuud tagasi? Ei, seest ei ole midagi. Teeb ära praegu. Inimsuse vastased kuritööd ei aegu. Ei, kui juba on avaldus tehtud, siis võtab asi tõsise pöörde nii-öelda, siis on juba ametlik käik antud asjal, siis on asi nagu tõsine. Umbes niimoodi. Eks me näeme, mis saab. Praegu tundub küll, et see nagu ei tunne, see on Belgias tehti, eks ole, see avaldus siis. No jah, Belgia politseile, kuna see toimus Belgia seadus ei tea ju täpselt. Mine ei tea, võib-olla seal on selline seadus, et sa ei tohi, ma ei tea, ilma paranšaaga naisele üldse näkku vaadata. Aga kuhu sa teed, kui kogu see jama toimus Belgias, eks ole, siis on loogiline, et sa ei saa tulla ja teha Eesti politseile avaldust. See on Belgia politsei jurisdiktsiooni all ja tundub, et need head nõuandjad, kes siin noorele daamile nõu andsid tema hirmude asjust, teadsid neid juriidilisi peensusi väga hästi. Parempoolsetes, kui palju on selliseid, mul kohe kõik ei meenu, kes parempoolsetes õigusala küsimustes on pädevad, aga viskab küll ette kohe parempoolsete juhi, kas ei ole see endine prokurör. Ja küll ta tunneb inimesi. Jah. et sellised lood, vaata kuidas tahad, asi on nagu, valimisteelne aeg, selline tõendeid ei ole, 2 kuud hiljem tehtud avaldus, ebamäärased, hämavad sõnastused, kõik see on selline. Tundub feministlik propaganda. Jah, paraku. Et ei ole väga tõsiselt võetav, ütleme ausalt siin, võiks ju edasi kritiseerida, kui see oleks mingit sellist, ütleme. No meie peaks kritiseerima, Ekspress oleks pidanud kritiseerima. Aga ei, Ekspress seda ei kritiseerinud, vastupidi, Ekspress tegigi sellest ühepoolse loo ja kokkuvõttes käitus täpselt sellisena, millisena arvab Tiit Ennoste, et ajakirjandus ei peaks käituma. Paraku. No igal juhul selline see lugu nüüd on. Me võtame siit tasapisi kokku selle asja. Jaak Madison, olgu öeldud, ise avaldas Facebookis põhimõtteliselt kohe siis vastulause, see nägi selline välja, tänaseks on sellest mitu päeva möödas ja toob seal esile siis omapoolse asja alles Facebookis. Ma ei hakka seda vastust detailselt lahkama, et see on sõna vastu. Me ei ole Sveniga hiromandid, me ei tea,
et kes millises asjas täpselt võib-olla on ebatäpne või räägib mida enda kasuks võimalik. Et... ta oli praktikant, ega kas Monika Levinski oli ka järsku praktikant? Eks ta ikka oli ja eks ka temaga räägitud võimupositsioonilt. Jube küll. Ja me teame, kuidas seegi lõppes, et ka see asi lõppes nii nagu siin, tõsi võib-olla... Seal ikkagi oli ju midagi toimus, kui mitte küll vägivald, aga seksi oli seal omajagu. Üksjagu ja mitte ühe korra. Aga ka võttis aega, enne kui inimene mõistis, et tema vastu on... Ja, see oli ka kaua, õige, muidugi. See ei tulnud ju samuti kohe pähe. No, ütleme niimoodi, et kogu see asi leidis, siin on veel paar sellist pikantset asja, üks selline pikantne asi nüüd see, et see sama Heidi Teidaru on siis nüüd, peale seda, kui Jaak Madison avaldas oma vastuväited ja neist vastuväidetest üks oli, et tegemist selle neiu puhul on skisofreenikuga, kes võtab siis rohtusid, et skisofreeniat hoida vakal, olla seda infot avaldades justkui avaldanud tundlikke tervise andmeid ja läks sellise kaebusega nüüd Finantsinspektsiooni. Selle kohta ilmus siis teine uudis, ma näitan seda ka. See uudis näeb välja selline kaebas terviseandmete avaldamise peale ja ausalt öeldes ei tule sellest loost täpselt välja, kas Terviseamet andis mingi vastus ja kas sealt on juba mingi vastus tulnud või ei ole. Minul on raske seda nagu uskuda, sellepärast, et esiteks, kus see info pärineb, see pärineb sellelt Heidi Teidarult endalt, kes läks ja rääkis seda Jaak Madisonile, mis tähendab, et kui ta nüüd kaebas peale selle info avalikustamist ise mingite tundlike terviseandmete avaldamise pärast, siis ta võttis selle nii-öelda kinnitas seda infot, et ta tõepoolest mingisugune skisofreenia diagnoos on ja peab kohe ütlema, et see muidugi ei tõsta tema sellist usaldusväärsust tegelikult. Või isegi mitte usaldusväärsust, üks asi on tema ütluste usaldusväärsus, aga teine asi, et skisofreenik võib endale asju ette kujutada, mida tegelikult ei ole juhtunud. Ja, näha ja kuulda asju, mida ei ole olemas. Tõlgendada reaalsust, nii edasi, see ongi nagu skisofreenia siis kirjeldus, et inimene inimesel toimub muutused reaalsuse tajumises. Ja see võib ka päriselt nii olla. Et ükskõik, mis eesmärgil seda siis öelda, igatahes on täiesti jabur on see, et sa ise lähed ja teed selle info avalikuks kõigepealt ja siis, kui seda edasi korratakse, siis sa lähed ja hakkad nõudma eraisikult tema, ütleme, võib öelda, et postituses või tema enda isiklikus avalikus suhtluses, et ta ei tohi seda avalikuks teha, et minu teada see Terviseametile ta peaks ise trahvi saama siis, et avalikustas oma need delikaatsed andmed. Ta peaks tegema endale ise trahvi ja minema andma ennast üles andmekaitse inspektsiooni. Üldiselt lepinguõigus vist on selline, et kui sul on tehtud mingi leping nii-öelda saladuse hoidmise peale, siis sa võid nõuda leppetrahvi ja siis sa pead olema vist tasunud mingisugust kompensatsiooni eelnevat või maksnud mingit raha selle nii-öelda saladuse hoidmise eest. Mingi selline lepingutes sageli, kus on mingi salajasuse nõue. Siis selle asi läheb nurja vist praegu. See läheb vist nurja, jah, et on raske ette kujutada, kuidas saaks tulla, ütleme, andmekaitse inspektsiooni eraisikule, ütleme, et ei tohi mingit juttu edasi rääkida, et sel juhul meil, kui see oleks võimalik, siis kõik kuulujutud lõpeksid üle pea ära kohe. Sest paljud kuulujutud ju levitavadki mitte ainult delikaatseid terviseandmeid, vaid üldse igasuguseid. Ütleme, et need on ikkagi andmed, mis nagu puutuvad asjasse ja selgitavad asjaolusid. Mitte ei ole lihtsalt need mingid suvalised andmed, et tead nii kuskilt, lihtsalt lambist tulid mingid andmed, et teeks kellelegi midagi halvasti. Ei ole ju lihtsalt, need andmed seletavad seda, mis juhtus. Täpselt nii. Kõik need igasugused juriidilised toimingud järsku ühtäkki nagu peale Eestisse ja kuidagi parempoolsetega nõupidamist tekkinud igasugused kaebused, juriidilised kaebused, küll andmekaitse inspektsioon ja küll Belgia politseisse tehtud avaldused, järsku inimene muutus väga juriidiliseks, et kõik see, kas sinul ei lõhna see kuidagi Lavly Perlingu järele? Jah, ei ole nüüd niimoodi, et see, ma ei oska öelda, Tallinna mereõhk toob sellised juriidilised mõtted pähe. Ja lähed jalutama Piritale, hakkad mõtlema. Ilmselt seal on ikka... Andmekaitse inspektsioon, need kivid seal, andmekaitse. Et see ikka, jah, ilmselt on ikkagi head nõu antud, kus siis mujalt, ikka omad, vaat, et need kuskilt suvaline inimene tuli jutuga. Parempoolsete erakonna käekiri on siin siis, kui mitte välja kujunemas või igal juhul ta võtab siin omale iseloomulikke jooni, et me näeme, et selline samasugune poliittehnoloogiline, ütleme selline isiklik rünnak kusagil kivi tagant, ütleme peidust visatud, ütleme katkine pudel, mis siin tabab lagi pähe kuklasse.
mis ikkagi tundub, et no ei ole siis härra Madissonil mingeid luugerisid kapis, mida välja tuua enne valimisi. Neid tuleb hakata kuidagi välja mõtlema, jätma muljet, et seal on midagi. Et praegu on see ikka lihtsalt selline, kuidas öelda, pealkirjad ja kõik nagu jätavad sellise mulje, et midagi juhtus, rünnati, ma ei tea, võttis ahjuroobi ja ma ei tea, mis ta tegi siis sellega. Ei, mitte midagi. Ja mõistukõne loob sellise pildi, et siin ikka kangastub juba kuritöö ja karistus, et inimese ei ukse taga. Retoorika on selline, kui sa alguses hakkad seda lugu lugema, see on selge, et ma ei tea nüüd. Karvatavused püsti. Jah, et küll, aga kui läbi loed, teed pettumus. Mitte midagi ei ole. Üks räägib üht, teine räägib teist. Sellised lood, lõpuks avaldas selle peale, kasutas seda püüdis enda kasuks ka tööle panna, Jaak Madison ise avaldas selle peale nüüd sellise reklaami oma Facebooki lehel, et liberaalid, proovisite mind tühistada. Reklaami spetsialistidel ma ütleks, et sellest oleks võinud piisata. See järgmine lause, meie võidame hoolimata ja nii edasi, see on juba ülearune. Et pole mõtet nii-öelda kaks korda sama naela pihta lüüa, kui nael on sisse löödud. Võib-olla ikkagi inimestel see mälu ei ole nii hea, et need Stroomi asjad ja Prigozhinid võib-olla ei tule kohe meelde. Tegelikult ta loob selle konteksti. No võib-olla. Natuke täpsustada on hea, ega siis kes see ikka nii väga sööneb kõigesse, kes see ikka asju mäletab. Tõe huvides muidugi tuleb see ära mainida, et sellel, nagu ütles, seda küsiti siis kommentaariga Martin Helme käest ja Helme ütles, et tegelikult siin on nagu 2 dimensiooni ja selles mõttes ei saa vaielda. Et me arutasime tegelikult siiamaani siis nii-öelda mingisuguse võimaliku kuriteo või rünnaku või mis iganes, ükskõik mis väärteo, mingit laadi sellise teo võimalikkust tundub, et see on täiesti välistatud, midagi sellist kunagi juhtunud ei ole ja selline siis teadlik rünnak valimiste eel, see ei ole suunatud niivõrd Jaak Madisoni kui siis EKRE ja konservatiivide suunas Kirsti Vainküla poolt, see on fakt, näib olevat fakt vähemalt minu arvates. Aga teine muster on ära tuntav, see, millele Madissongi Stroomi ja Prigozhiniga viitab. Just, aga teine küsimus on nüüd selline puhtalt moraalivaldkond ja tõenäoliselt Kirsti Vainküla kalkulatsioon, küüniline kalkulatsioon selline oligi, et ilmselt sellest nii-öelda case'ist, võib-olla see kalkulatsioon oli juba parempoolselt, ilmselt oli, sest sellest case'ist tõenäoliselt ei tule midagi, see vajub ära, aga on fakt, et tegelikult see jätab kehva mulje igal juhul, et Madison seal kuskil öösiti, ütleme mööda Brüsseli linna seal, kas ta siis tegi seal, mis nad nüüd tegid või mida nad ei teinud, fakt on see, et nad suhtlesid seal, eks ole, Madisoni juurde mindi, Madisonil on väike pere, eks ole, tal on kodus naine ja väike laps, kas nüüd eurosaadik ja konservatiiv ja üldse tegelikult, hea küll, olgu need saadik ja konservatiiv, aga et isa, kellel on naine ja väike laps kodus, kas ta peaks tegelikult nagu niimoodi käituma, siis selge on, et tegelikult ilus ei ole. Ei ole ilus. Et Jaak on, ühtepidi ta nagu poliitikuna ei ole mingit probleemi, et ta on teinud nagu suurepärast tööd kõikide konservatiivide arvates Euroopa Liidus, aga tundub niimoodi, et päris nagu, ütleme, vanad jamad on ammu unustatud, aga kohati tundub, et päris täiskasvanuks kuidagi läks ka lappama. Et tegelikult läks lappama ja see on tegelikult asi, kust nüüd saab siis näha, kas Madison ise teeb tegelikult mingid järeldused selles mõttes, et või mitte. Jah, need eelmised jamad olid ju ka mingi mobiiltelefon vist, mis ma sain aru, laevadesse ikka unustatakse asju ja kui neid mingi laeva jooksul ära ei viida, siis nad jagatakse seal laeva personali vahel laiali, mis neid ära visata. Et oli ka ju väga suur kisakära. Ma ei tea, kas sellest nüüd mingid, see ei olnud muidugi, ütleme, praegu on selline materjal, mis siis pereelu kindlasti häirib. Igatahes on see häirib ja mingis mõttes müts maha muidugi siin Jaagu naise ees, et kes ei ole tegelikult tulnud meediasse kurtma, vähemalt siiamaani mitte, et on selline jama ja siin kuulujutud või meediauudised siis räägivad, et tegelikult hetkel võib-olla ei ole seal peres nagu asjad kõige paremini, aga need asjad on nii-öelda inimestele omavahel, need ei ole tulnud meediaveergudele, müts maha sellest, ise loodan tegelikult, et saadakse omavahel kuidagi kaubale ja klaaritakse see olukord nagu selles mõttes ära, et mingis mõttes see tegelikult paistab välja, kuidas mees nagu oma perekonna asja nii-öelda suudab koos hoida. Inimesed selle põhjal kindlasti poliitikud nagu hindavad, et kuidas ta oma perelaeva juhib piltlikult öeldes. Kas see asi on korras või ei ole? Vana Itaalia maffia selline põhimõte. Et see on see, mis võib siin Jaagule kahju teha ja see on see nii-öelda, kus on praegu asi lahtine tegelikult. Jah, et selles mõttes on ta muidugi nagu mingi mõju siiski on, et muidu võtad ja vaatad, et jälle feministide soig, eks ole, rääkida pole ju millestki.
aga vot näed, no, tegelikult... mingid faktid hoopis teise nurgalt vaadates jah. No, jah. Mõju tegelikult on ja kui ilmselt tahta seda asja nagu, kui mitte enda kasuks pöörata, vaid tulla sellest nii-öelda tugevamana välja, siis siin ei viisa tegelikult sellistest reklaamidest ja asjadest, vaid tuleb teha päriselt oma elus mingid otsused, ise selgeks mõelda, klaarida ja kui need otsused hakkavad välja paistma, ütleme tegudena, olekuna, hoiakuna, teatud selliste otsustena elus, mis on tehtud, eks ole, elukorralduslike võib-olla faktidena, asjadena, siis see on see, mis võib-olla võib siin mõne aja jooksul selle ära klaarida. Tõsi, selleks ajaks on eurovalimised muidugi juba läbi. Et üldiselt ikka poliitiliste oponentidega nagu läbustada ei ole väga mõistlik. Jah, et kui sa juba lähed öise linna peale, kui sa lähed, ütleme, otsima lohakat naisterahvast, siis viimane koht, kus seda otsida, teadupärast on Eesti vasakpoolsed erakonnad, eesotsas parempoolsetega, aga näed, sealt leiab. No need on kohad loomulikult, kus leiavad ja on selge, et noh, kus leiab kõige lõdvema moraaliga inimesi, ka sealhulgas ka naisi, eks ole. See on paraku vasakpoolsete vaadetega inimesed, et need ongi inimesed, kes eks ole, et sellel on põhjus, miks nad sellised on, nagu nad on. Et igatahes jah, et kui otsida need lohakate elukommetega naisterahvast, proovida võib-olla rohkem lõbumajadesse, nii kindlasti mitte parempoolseid vaadata, reformierakondlasi. Ja ka sotse. Ja ka sotse ja Eesti 200. Tõsi, Eesti 200 on teinud enda sellise mainekujundus, et sealsed poliitikud on võib-olla raske tõsiselt võtta, nad ei mõju. Võib-olla sealt seda heteroseksuaalset seltskonda nüüd ei ole ülemäära palju. Tõsi, sealt on keeruline ka leida võib-olla. Mitte, et nad moraalsed oleksid, aga nad ütleme, ei ole funktsionaalsed. Sellised lood, kas sellest kellelegi täna abi oli, meie püüdsime siin neid asju solgutada oma moodu, et saada mingisugust seost selle kohta, mis on siis toimunud, mis ei ole. Möödunud nädal oli selline, meie võtame sellega siit saate kokku, aga pikk suvi on ees ja nagu siis juba mööndud, meedia ei lõpeta oma tegevust, kuna meedia vajab hädasti järelevalvet, ei saa ka puhata meie, seega kohtume selle suve jooksul veel palju kordi, sellega täna, aga lõpetame ja soovime teile head õhtut. Kohtumiseni.